Tervist, hea kanali vaataja. Täna oleme jälle kahe mehega nii-öelda stuudios. Tere tulemast stuudiosse, Argo. Tere Tõnu. Ja. Mul tekkis üks idee kunagi siin, et sina kui noanohik, kui tohib nii nimetada, ja mina kui noanohik, meil on ikkagi omad mingid lemmikud välja kujunenud mingite kogemuste ja ajapõhiselt. Ja teeks täna ühe süükse video, kus paneksime mõlemad oma subjektiivsed top 5 näiteks kokku. Ja, mis ei pruugi üldse absoluutne tõde olla. Ja, aga meie jaoks on see omamoodi tõde. Jah, et mingid noad, mis meil on siis hinge läinud, mida meil meeldib kasutada mingisugusteks tegevusteks ja paneksime nad ritta. Mida me hindame. Jah. Aga sina kui külaline äkki siis teed otsa lahti omalt poolt? Teen otsa lahti. Et mina võtaks ükseks esimeseks noaks Benchmade'i leuku. Et siukene 13 sentimeetrit pikk tera. Tõnu on tast teinud ka ühe arvustuse siin mõned videot tagasi. Ja tema vaatas seda kui matkainimese nuga, mina vaatan seda kui jahinuga. Ja just jahis ongi ta minul saanud väga palju kasutust. On ka käinud minuga kaasas matkaradadel ja ta hoiab super hästi tera. Et ta on tehtud siis 3V terasest ehk siis materjal, millest tehakse neid tööriistu, millega töödeldakse metalli. Ja temaga see kummikäepide on mõnus. Nuga püsib paigal käes ilusti hästi. Ja ainuke asi, mis nagu minu tuttavad on võib-olla virisenud või öelnud, et mis võiks veel olla, on see sõrmekaitse. Et kui siit kas sõrm üle libiseb või kehvasti kätte võtta, siis võib omale siis näiteks nimetis sõrme sisse lõigata siit selle alt servaga. Et see on nagu asi, mida ta puhul võib-olla on siis nagu virisetud. Aga tupe koha pealt ka, siuke klassikaline nahast tupp on, et kes niuke matkainimene tahab siin näiteks ka tulepulka kasutada kanda, saab seda teha. Ja tal on nahast tupe sees on veel siis plastikkate, mis on tegelikult selles suhtes hea, et kui nuga peaks nüüd must olema, et siis ta ei määri seda nahka ära. Ja et juhul, kui ongi näiteks süsinikteradest noad ja panna see must nuga nüüd nahast tupe sisse, siis see mustus kogunebki sinna ja kui näiteks nuga kuu aega, pool aastat ei kasuta, siis see nuga läheb roostetama. Et selle koha pealt on jah tõesti siuke, ütleme, läbimõeldud asi. Et minul jah, oleks esimeseks noaks see. Mis tal veel on, et tal on siuke metallis klamber veel, et tal tuleb kaasa siuke haas, mille saab püksirihma külge panna, et saab siis nuga kiirelt ilma püksirihma lahti laskmata saab peale maha võtta, et aga minul ta kasutust ei ole leidnud, et mina on ikkagi seda kaasa kasutan, mis tal siin siis ikkagi tupe küljes on. Ja. Ühtlasi on taga siis umbes mingi 5 senti, 6 senti madalamal nagu, et mõnele meeldib see. Mõnele meeldib, et tõmban tad siit, näed, käes. Et see on siis siuke trukiga ja saab panna ta siis selliselt rippuma. Et minu jaoks see truki värk on nii nagu on, et ta võib siit ju lahti tulla kergelt ja siit nüüd see nuga kaotsi minna. Selle vastu aitab see, kui sa selle truki paned nii-öelda püksi võib nimetada värdli ja rihma vahele nagu sissepoole. Jah, sissepoole. Ja mitte väljapoole. Küll on siis kiirelt, kui tahad ära võtta või paigaldada, natukene ebamugavam, seda pusimist on rohkem, aga see tõenäoliselt ära kaotada kuskil võssis rabeledes on jälle väiksem. Väiksem, jah. Nii, mis sinu avalöök? Avalöök, A1 Felgniven. Et see on siukene nuga minu jaoks, mis kui ma nüüd peaksin pikemalt looduses viibima, ma suudan selle noaga metsas vabalt käevarre jämeduse kuivalt kuuse maha võtta. Ma suudan selle noaga sellest samast kuivalt kuusest teha pakud, väiksed siis, lükata pirrud välja
lokitada need pirrud, see on niisugune hea lõkke ettevalmistamise nuga. Käepide, kummiks käepide, väga hästi püsib see nuga käes ka siis, kui sul on käsi märg, käepide on noal märg, isegi porine, siukene, võib-olla see pori on ka siukene livedamapoolne, mingi savisegune. Ta lihtsalt istub hästi käes. On see nii-öelda, kuidagi nagu, ei ütleks, et ta kleepub käe külge, aga ta on nagu siukene kindlalt käes, et ta ei taha kuhugi nii-öelda nagu jalga lasta. 16 centimeetrit tera, seda löögijõudu on. Ja vaatamata sellele, et tema nii-öelda siit pealt selja laius on 6 millimeetrit, ta uskumatult hästi lõikab. Ta tungib väga libedalt, just nimelt libedalt, ma tahaks rõhutada, aga tunne nagu umbes vaseliiniga oleks üle lastud puidukiudude vahele. Ta suudab väga hästi lõigata ka erinevaid toiduasju, mingit liha, ma olen aga isegi kala puhastanud, täitsa saab ilusti hakkama niimoodi ja et siukene peaaegu nagu siuke universaalne nuga, et miks ta nagu minul ei saa siukseks lausa universaalseks noaks, on natukene liiga suur ja raske mass, tahaks nagu, et oleks veidikene kergem nuga, see universaalnuga, aga see on see nuga nagu, millega ma usaldaks nii-öelda ennast loodusesse minna, ma usaldaks seda nuga, et see on täpselt siukene selle koha pealt hea nuga. Ega ta ilma asjata ei ole ju tegelikult positsioneeritud kui ellujäämisnuga, armee ellujäämisnuga, nii et ja kõik need ülesanded, mis sellises ellujäämissituatsioonis on vaja ära teha, et püünised, varjualused, töötada siis nii-öelda kas kala või looma kallal ehitada onni, mis iganes tuld teha, et see nuga on loodud nende ülesannete täitmiseks ja tegelikult saab ta üli hästi nendega hakkama. HRC on 59, see tähendab seda, et tema saab veel kivi peal teravaks ja ta hoiab üsna hästi seda nii-öelda teravust, ennem kui nii-öelda nuga uuesti vajaks vahedaks tegemist. Et see oleks nagu minu valik. Tupp, polümer, mulle meeldib, alt on lahti, kui sa pead vette astuma vööst saati, vesi tuleb see tuppe sisse, kõik jookseb välja, et teed võib-olla pärast kerge sükse raputuse ja ongi asi taheni, et topet lukustus, praegu lukk nagu nii-öelda kinni ei ole, kuhugi ei kukku. Kui ma lukustan ta nii kinni, siis ei ole mingit kolinat, mitte midagi kuulda. Siukene, kõik on tipp-top. Mul on olemas tema jaoks ka nahastupp, mis on väga ilus, väga kena, väga kvaliteetne, aga tunnistan ausalt, et väga vähe olen kasutanud. Just mulle meeldib see polümertupp, nii et see on minu top 5 nii-öelda avanuga. Ja. Nii, teine. Jätkame Fälgniveli Lailen. Jätkame. Et F1. Et F1 on siuke positsiooni koha pealt nagu minu jaoks nagu üldnuga. Et küllaltki sarnases tupes nagu F või see A1. Ja ta on siuke 10 centimeetrit tera. Et jällegi ütleme matkale kaasa koduses majapidamises mingid nokitsemised tööd, siis jahis saab ta ilusti hakkama, et ja just jällegi see, et kummis see käepide, eks ole, et võib-olla alguses nagu tundub imelik, aga tegelikult istub hästi kätte ja ju kui käsi on näiteks rasvane must, et siis ta ei muutu libedaks, et ta on ikkagi kindlalt käes. Et ütleme just siukest, kui lühemat tera on vaja, siis see mul näiteks üks valikutest, mis mul kaasas on ja lukustus samamoodi nagu sellel A1-l. Ja mina olen teda kandub väga palju ka näiteks selles pükste kargotaskus, et ta on küll ka vöö peal, aga just see, et ta on siuke sale, see tupp, et ta ilusti mahub sinna kargotaskusse ja tegelikult ta seal põlvekõrgusel, üleval põlve näiteks seal kargotaskus üldse ei sega, et täitsa mõnus kanda. Oot. Mis sinu number 2? Minu number 2 on jälle sama.
Sama, Feldnieven F1, et ei ole mõtet sinu juttu korrata, et 100% nõustun kõigega, mida sa oled öelnud, kaamera juurde uuesti jooksma ei hakka, et näidata, et headest omadustest tooksin veel lisaks välja selle, et puidu kallal nokitsemine on temaga tohutult nauditav, see tera on ülikontrollitav, tema liikumine puidukiudude vahel. Et see on täpselt see nuga, et kui ma nüüd tahan siin, ma ei tea, panilabida puulusikat teha ja nii edasi, siis ma saan suures osas nagu sellega tehtud, igasugused vaiad, kui vaja lõksud ja nii edasi. Loomulikult ka nii-öelda väliköögis toimetamiseks on mul seal vaja mingid, ma ei tea, köögivilja viilutada või mis iganes, et suurepärane. Ja ma tohutult pean lugu sellest lamineeritud terasest, millest nagu need Feldnieveni noad on, kus on 3 kihti terast, keskel on kõrgema karastusega, külgedel on pehmema karastusega, et see annab noale nagu selline stressitaluvust kõvasti juurde, need noad on väga tugevad, ta on küll pisikene, täpne mõõt oli vist 97 millimeetrit tera pikkusel, aga ütleme, kui sa leiadki sellise 8 millimeetrise, 8,5 millimeetrise läbimõõduga mingisuguse kuivanud kuuse, isegi mõned oksad on sees, siis sa suudad sealt seda poolitada, seda algu ja pirde lükata ja ta peab kõik ilusti vastu, võid julgelt talle teise asjaga, mingi nuiaga, puutükiga pähe peksta ja ta ei lagune ära. Leivanumber on jah, see vastupidavus ja see, kuidas ta puidukiudude vahel jookseb libedalt, hästi kontrollitav ja ütleme, nauditav nokitsemisnuga. Jaa. Nii, kolmas. Jätkame fällilainel, et taaskord A1, et ka A1 on tegelikult minu siis hinge kätte pugend. Hinge võitnud. Jah, ja just minu puhul on just see, et ta on siis pika teraga ja see lõikab üli hästi. Ja et just kui need tööd, kus on näiteks vaja jõuliselt lõigata, et seal ma olen teda kasutanud, et näiteks siis kas suuremad kalad, näiteks mingisugune 2,5 kilo, 3 kilo haug, eks ole, et kus on vaja kondid läbi lõigata, seal näiteks ribikondid selgruu küljest või siis ka siis linask, suured linaskid, see on ka tugevad kondid, väga mõnusalt krõbinal lõikab läbi ja tõesti nauditav on selle noaga lõikamine. Šašlõki liha olen lõiganud, fantast. Et tõesti siuke köögis siis ütleme, kui on vaja tugevat nuga. Ja mina teda, kuna ta on siuke suur, siis väga teda vöö peal pole kandnud, et pigem jällegi kas siis seljakotis, autos, kuskil kindlalaekas ta on olnud või ukse sees. Et ja tihtipeale ta on siis olnud koos siis mingisuguse teise noaga, et kas siis F1-ga, ehk siis mul on üks pikk tera ja mul on üks lühike tera, et siuke kombinatsioonina. Ta on tõesti väga nauditav olnud. Ma isegi lisaksin omalt poolt juurde, et kui sul on vaja mis iganes looduses pikemaajaliselt viibida niimoodi, et sul on vaja seal oma laagripaik välja ehitada, võib-olla küttida, kala püüda ja nii edasi, siis tegelikult selle 2 noa F1 ja A1-ga põhimõtteliselt sa saad kõik ülesanded ära tehtud, kõik vajadused kaetud. Jah. Põhimõtteliselt ei oleks rohkem vaja, võiks jutu lõpetada, kaamera kinni panna ja hakata midagi tegema. Just. Jah, võtma. Aga lähme edasi. Minu 3. valik. Park River Bravo 1.2. CPM 3B teras, sama nagu sinu Benchmade. Ja tema pikkus oli nüüd, kui ma õieti mäletan, tera pikkus oli kas 11,7 või midagi sinna kanti. Ja käepide on Mikartast sellel mudelil. Siukene ilus nahtuppe. Siia mul on pandud üks siuke lisaklamber universaalne, et see mul osa on alati pükste peal. See ei kuulu tegelikult noa juurde, aga ma lihtsalt tutvustan. Ja kergesti saab noatuppesid küljest kätte. Ja võt tuppe, räägime kõigepealt asjadest, mis võiksid olla teoreetilised miinused. Et need ainukesed miinused, mis on noal ilmnevad, ongi seotud selle tuppega, et tupp on küll kvaliteetne, ta näeb ilus välja, ta mida rohkem kasutab, minust muutub ilusamaks, aga
kõik niiskus, kõik, mis siia sisse koguneb, see siia jääb. Seda on vaja siis kuidagi niimoodi hoida, et siia võimalikult vähe midagi sisse satuks, et ta kui püsiks ja edasi, sest tegemist ei ole ju roostevaba terasega, vaid kõrge korrosiooni taluvusega terasega. Ja kui ma nüüd näiteks olen olnud teinekord 2-3 nädalat mere ääres telkimas, siis võib juba märgata, et hakkavad mingid täpikesed tera peale tulema või kui nuga peaks märjaks saama, siis ikkagi hea on see nuga kindlasti ära kuivatada ja kõige hullem lugu on siis, kui tupp jääb vihma kätte, nahk ju seob selle niiskuse. Et siis nagu peab seda kuivatama ja aga miks just see, et üks asi see teras, see on fantastiline, kuidas ta lihtsalt hoiab, et teravust, et ma pool aastat ei pidanud seda nuga teritama ja ma kasutasin teda üsna kogu aeg. Ma selle poole aasta jooksul küll hoonisin teda hoonimislaua peal korduvalt, vast 10 korda isegi äkki kokku või midagi sihukest. Aga see ei olnud see, et ma panen ta nii-öelda kivi või lindi peale või midagi sihukest või teemaplaadi peale. Ei, sinnani jõudmiseks võttis mul pool aastat aega. Ja kuna ta oma mõõtmetelt jääb nüüd täpselt A1, F1 vahele, ta on kõige universaalsem, tal on mõlema noa mingisugused head omadused, siis see on nuga, mis saaks tegelikult praktika käigus minu käes hoopis kõige rohkem kasutust, et ta jääb nende kahe vahele, katab mõlema külgi, aga samas ei lähe nii-öelda nii ei heas ega halvas mõttes kummagi noa omaduste nii-öelda nagu äärmustesse. Ja selle juurest hoiab paremini teravust kui need fällinoad. Nad hoiavad ka väga hästi, aga see hoiab paremini. Nii et minu see nii-öelda kolmas valik oleks siis Bravo, Dark River Bravo 1.2. Nii, 4. No, lasid otsa lahti, jätkame. Jätkame. Jällegi Dark River Bravo 1 ehk siis veidi lühem ja näitame kaamerasse ka, et veidi lühem tera kui see 1.2 ja minul ongi ta olnud sükene mõnus, süke üldnuga, et tõesti kodus, köögis, õue peal midagi vaja toimetada, jahis on saanud kõik selle uluki väärindamisega hakkama, nii naha võtmise kui ka kõige muuga, et ja ka tera hoiab väga hästi, et tõesti super. No võib-olla üks asi, mida võiks nüüd viriseda nende erinevalt siis nendest kummikääbidest on see, et kui see mikarta siin nüüd märjaks saab või rasvaseks, et siis ta võib käes olla libe. Et kui ta on niimoodi kuiv, nagu ta praegu meil siin on laua peal, siis ta istub ilusti käes, tegelikult ei ole mitte midagi häda. Et see käepidene geomeetria on kõik mõnus, aga jah, siuke rasvase käega või märja käega, siis ta võib muutuda libedaks. Et ja võib-olla tupe koha pealt, mina seda tupet pole kordagi kandnud vöö peal, et ta on jällegi olnud mul kas siis kargo taskus või kuskil mujal taskus, et selle tassimise kogemus mul on puudu, aga alguses, kui ma ta sain selle, siis ma vaatasin seda tupet, et ta on niisugune suur ja labidas ja lai ja et võiks selle teha kuidagi väiksemaks, kuidagi kitsamaks, et oleks võib-olla mõnusam. Et see oleks ka võib-olla üks siuke, võib-olla minu kiiks, aga võib-olla kellelgi teisel see jällegi sobib, nii et. On teise kiiksuga. Just. Nii. Minu 4. nuga on taskunuga. See on ka nüüd Fälgniven jälle, taaskord ei saa kuidagi see Fälgnivenist üle. PXL ja teras on Elmax. Ja vot, ma ei ole mitte kunagi olnud eriti taskunoa inimene. Taskunuga mul on küll alati olnud kuskil käe pärast, aga ma ei ole mitte kunagi olnud niisugune, kuidas öelda, ta ongi täpselt selline plan B nuga. Et kui mul nüüd väiksem buss või suurem buss mingil põhjusel
üles ütleb, surma saab, mis iganes juhtub temaga, et siis mul on hädapärast nii-öelda see taskunuga vähemalt olemas, aga ma ei ole mitte kunagi teinud primaarseid töid taskunoaga. Kuni selle hetkeni, kui ma sain selle taskunoa. Nüüd siis umbes mingi 5 kuud natuke peale tagasi. Ja enne seda mul oli Spiderco, mis on samuti, mudel oli äkki Enduro ja mida ma väga pikka aega ka kandsin ja hindasin ja väga heast Jaapani terasest, Spiderco VG10. Ja kui ma nüüd sain selle noa, siis selle noa puhul on üks hämmastav asi. See nuga ei tundu käes taskunoana. Et kõik taskunoad, mis mul elus on varem olnud, ma sain aru, et nad on taskunoad. Sa teed selle liigutuse, võtad ta lahti ja nii edasi. Siin ei ole, ma olen seda intensiivselt kasutanud, väga intensiivselt. Ma olen temaga brutaalset tööd teinud, et natuke see nuga pooleli panna. Selle brutaalse töö tulemusena ma jäin ilma vööklambrist. See andis otsad. Ja ma olin päris nukker seetõttu, et see on äärmiselt kallis taskunuga tegelikult. Ja. Ja mõtlesin, et ohohoo, see on jama. Aga kui ma nüüd sellest vööklambrist oli ilma jäänud ja hakkasin teda ilma selleta kasutama, siis tuli välja, et see nuga on väga mugav käes. Enne ma sellest mugavusest aru ei saanud, sest see vööklamber soonis kätte. Ja, see kogu aeg nii-öelda häiris mind selle koha pealt. Tegi kasutamise, ma ütleks isegi mõnikord valusaks. Nüüd, kui seda ei ole, minu jaoks ei ole tähtis taskunuga kuskil pükste taskuserva küljes kanda. Ta võib mu tasku põhjas ka olla, kuigi ta on ebameeldivalt, ma ütleks raske võrreldes Spidercoga. Aga võt ongi, see on huvitav asi, et tühja sellest, et ta on taskunuga, mis on täiesti bussilik. Nii bussi iseloomudega, kui vähegi saab olla. Ja mulle see meeldib, sest ennem seda ma kasutasin umbes samas mõõdus Felgniven R2 Coat, peaks olema sama pika teraga, täis full tank, täis roodnuga. Ja oli ka väga mõnus nuga ja nii edasi, aga kui ma võtsin selle kasutusele, siis ma ütlen nii, et täna mul seda Scout enam ei ole, ma ei näe tal enam kohta ja vajadust. Nii et see täiesti asendab. Äärmiselt mõnus nuga, kui on vaja näiteks puidu kallal nokitseda, just nimelt räägime kõvast puidust, tamm, saar, kask, midagi söökest. Fantastiline, kuidas ta tera hoiab. Muide, siiamaani nüüd üle 5 kuu on kasutus olnud, ma ei ole teda veel kordagi teritanud, ainult hooninud. Tema HRC vist oli 62,3 või midagi söökest, päris kõrge, et super nuga, et asendab väikest bussi. Kui on vaja midagi toimetada, teha peent nikerdamist, mida iganes, see sobib. Ma kujutan ette, et võib-olla isegi sinule kui jahimehele, kui nuga näiteks läheb kuskil vastu looma mingit ammast, uut konti, see võib päris hea olla, et ta nagu selle kõige juures hoiab seda tera ja ei lähe nüridaks või katki. Nii et see on minu seukene valik. Nii, viimane, 5. Viimane, hapu viimane. Minul tuleb ta taskust ja Victorinox. Alox. Aloxi mudel siis. Ehk siis näitame siia kaamerasse ka. Tema on siis ilma selle korgitserita või siis punnivinnata. Et miks ta siis minul siuke üks lemmikutest ongi just see, et pisike lühike tera, käärid, mis on, ütleme, siuke teine, enam levinud siis tööriist, mida ma tema puhul siis kasutan. Ja siis muidugi tera ise. Siuke jah, et tema on minu taskus käinud aastaid. Elegantne näeb välja ka. Jah, nii et kõik, mis on vaja niimoodi kiirelt mööda minnes ära teha, et ta saab sellega hakkama. Ja kes niisugused, ütleme, ühe päeva matkajad on olnud matkateedel, et ka nendel ma olen näinud kas just ka seda Aloxi mudelit või siis pigem seda punase käepidemiga Spartanid ja Huntsmanid ja nii edasi, eks ole, et
teevad ka oma võileivad valmis ja nöörid lõigatud või mis on vaja, et tegelikult jah, iga kord ei pea kaasas kandma seda suurt ja rasket võib-olla fikseeritud tera. Jah, täitsa mõistan, jah. Nii, mis sinul? Me ei olnud seda kokku leppinud. Ka Victorinox ja Ranger oli vist selle mudeli nimi ja seda pikemat tera ma ei olegi peaaegu üldse siin kasutanud, aga see väiksem on kogu aeg mingit tööd saanud, sest temaga on jälle mõnus alates mingit karpi pakki avada, kuni täpselt mingid siuksed nikerdada, nokketseda ja nii edasi. Kruvikeeraja, konservi avaja on siin olemas. Pigem on see konserviga avaja, siin on ka kruvikeeraja juures, see on pigem pudeli avaja ja kruvikeeraja. Siis nuga, millega ma alati saan daame aidata, sellepärast, et tal on käärid ja ma alati leian kusagilt tõenäoliselt mingi daami, kes on suutnud, eriti looduses olles just, just tooks selle looduses olemise konteksti välja, kes on suutnud oma kauni küüne loodustegevuste käigus viia sinna maani, et see vajab remonti. Ja siis on mul olemas tolle pakkuda käärid ja siin on olemas metallisaag metalliviiliga ja selle metalliviiliga ta saab oma küüne veel peale lõikamist nii-öelda mõnusalt pehmeks lasta ümarguseks. Siin on olemas täiesti reaalne saag, mis nagu võtabki puud, võtab mõnuga. Mina, kes ma olen hästi prilli inimene, ma olen ostnud siia juurde, seda ei ole originaalis kaasas, pisikese kruvikeera, ma peakski nüüd tulema kaamera, et seda näitama. Veini ma ei joo, veinipudeli korgitser on minu jaoks siin üleliigne, aga vot selline asi, see on täiuslik riistapuu ja vaja prilli kruve nii-öelda üle käia ja selle koht on siis nii-öelda selle korgitseri küljes. Nii, siin on pinsetid, amvork on mul teiselt poolt ära kadunud, siin on veel, ütleme neid lisavidinaid, kõike alati ei kasuta, naaskel, nõel, mingid asjad, siin on, päris palju ma kõike ei saa kätte nüüd siit seest, aga parem ma kirjeldan neid olukordi, kus mul on teda nagu vaja läinud. Matkal aeg-ajalt, eriti kõige ekstreemsetes piirkondades, mina käisin kunagi palju tundras. Tuuled, meeletud tuuled, telgid lähevad katki, telgikaared. Ja kui mul nüüd telgikaar läheb katki, siis ma pean teda võimalikult õrnalt nii-öelda kaaretunnelist eemaldama. Ma metallisaega lõikan katkise koha välja, panen sinna uue toru asemele, ma viilin mingid teravad servad üle. See on täpselt see ideaalne tööriist, et siin on nagu kõik, mis on vajalik olemas. See sama pisikene saag, loomulikult ma ei tee seda saega metsas mitte ühtegi küttepuud, lõkkepuud ei tee, aga mul on näiteks vaja mingist oksast, tugev oksa leian, mis on võib-olla 2 sõrme, 1 sõrme jämedane, näiteks teha mingit 2, 3, 4, näiteks mingit vaia. Ma lõikangi nad kohe välja õiges pikkuses selle saega, sellega on äärmiselt mugav. See nii-öelda matkasaag, mis mul kaasas on, kas Fiskars silki, tavaliselt viimasel ajal pigem silki, need hambad on liiga suured, väiksed asju on temaga halb saagida, peaaegu võimatu. Aga võt see on täpselt see, et võtangi selle oksa ja tšik ja ongi ta olemas. Nii et see on nagu siis see asi, mis peab ka alati mul nii-öelda kaasas olema reaalselt taskust. Aga huvitav on jah see, et kui minul on rohkem siukest inimese tausta, kes on paarkümmend aastat oma elus matkanud ja tegeleb juba üle 10 aasta nagu bushcrafti ja ellujäämise teemaga, sinul seda poolt nii palju ei ole ja võrreldes minuga võib-olla isegi peaagut ei ole, võiks öelda. Mina ei ole jahimees, et ma pole endast ei kalameest, ei jahimeest leidnud. Ja niimoodi võiks loogiliselt võttes, et need instrumendid, mida me oma ülesannete ja olude lahendamiseks nagu valime, võiksid olla erinevad. Ja nüüd tuleb välja, et
kuidagi kahtlaselt palju kattuvust. Ehk siis tegelikult siit ju võib järeldada seda, et seesama nuga saab ju hakkama väga erinevates valdkondades. Jah, üsna funktsionaalne. Ja sobib nii mitmetelegi tegevustele, et ei saagi öelda, et see on nüüd konkreetselt mingisugune jahinuga või see on konkreetselt mingisugune matkanuga. Et tegelikult ta saab hakkama nende asjadega toimetades küll väga hästi. Kuule, mul tuli idee. Hoiame veel vaatajad paar minutit nii-öelda ekraani ees. Toome siia laua peale näiteks midagi, paar tükkigi kasvõi, mis hästi napilt jäid välja, mida tegelikult. Mul oli mitu nuga, mille puhul ma näiteks täitsa kohe ikka mõtlesin, kumma ma võtan, kas selle, mis ma praegu valikust välja jätsin või see, mis mul siin laua peal on. Et mis sinul näiteks oli mõni selline? Või oli sul nii absoluutne, et sõna ma tean? Ei olnud absoluutne. Et tegelikult, kus ta mul siin on? Et mul oli siin valikus oli ka TRC, South Pole. Et näitan kaamerasse ka. Et leedukate toode. No kui sa juba teda näitad, ma annan sulle enda oma ka kätte, minul on ta praegu vööl, et näitame siis 2 TRC-d. Sinul on veidikene vanem põlvkond, minul uuem, sinul on Elmax, minul on Magnacat. Ja mina olen enda nuga kasutanud taaskord jahil, matkal, igapäevaselt kodus õue peal. Et aga ta mingisugustes olukordades ta jääb mul pigem siia kasti. Et ütleme, kas siis Park River või F1 on saanud rohkem siis ütleme taskuaega, tööaega ja muidugi siis jahipäevad siis on Benchmade. No minul TRC jäi sellepärast lihtsalt välja, et ma alles eile sain ta. Mul ei ole 24 tundiga olnud, ma ei ole taga veel tuttav olnud. Aga mis minul mõnes mõttes nagu päris napilt välja jäi, mis oleks võib-olla olnud Park Riveri asemel või siis isegi ma ütleks F1 asemel, sest et see taskunuga ikkagi mul ei ole nüüd jälle head koos meeles, BXL. See teeks ära ka enam-vähem kõik selle, mida teeb F1 ära. Aga tegelikult nagu kaks nuga olid mul päris kaalumisel. Felgniven Taiga Forest ja Benchmade Bushcrafter. Nii-öelda esimene generatsioon. Ja need oleks olnud võib-olla need noad, mis oleks emba kumba siis jah, kas F1 või Bravo 1-2 asemel peaaegu nii-öelda siia top 5 sattunud. Et ühel on ühed plussid, teisel teised ja noad, mis mulle tegelikult tohutult meeldivad, millest ma pean lugu. Ja kui aus olla, siis võib-olla Taiga Forest on üldse olnud minu jaoks nagu Felgniveni nuga, mida ma kõige rohkem olen kasutanud. Aga ometigi täna ma tegin sellise valiku. Oli sul võib-olla veel mõni või rohkem väga ei olnud? Minul tegelikult üks, ma tunnistan ausalt, üks oli veel, mis ma natuke kahtlesin. Ikkagi, kui sorida seal ikka leiad järgmise aga ütleme jah, see viisik on ütleme just see, et nad on minu käes rohkem tööaega saanud ja nad on minuga koos rohkem ringi rännanud ja ütleme jah, et ütleme see ülejäänud kasti sisus ja mingi põhjusel peaks siis kas turgu jõudma või ära kaduma või siis need on need asjad, mida kas siis mingisugusel hetkel võib-olla soetakse uuesti või kindlasti soetakse uuesti ja kui ma lähen midagi tegema sealt valin nuga, siis võib-olla on see, et on jällegi sellises esimeses valikus. Okei. Mina tunnistan ausalt ära, et üks minu absoluutne lemmik A1 oli ka natukene küsimärgiga, sest et ma olen mõelnud
tihti võib-olla mul oleks hoopis A2 vaja. et see jäi ka napilt välja, et kas nüüd A1 või A2. Et mis nüüd vahet on? A2 on siis suurem. See on siis 20 cm teraga. Ja tegelikult nagu nii suurt nuga väga palju pole vaja. Aga võt, kui sul on nii suur ja nii raske nuga kaasas, siis tegelikult kirvest mina ei näe üldse, et vaja oleks. Et see teeb tegelikult täiesti kirvetöö ära, aga tema eelis kirve ees on see, et taga on suurepärane lõikaja, mida kirvet tihti ei ole. Aga jah, ütleme, et selline see meie top 5 sai nagu isiklik. Ja et selles mõttes oleks huvitav, kes nüüd viitsis selle pika lohiseva video ära vaadata, et meil on olemas seal kommentaarium. Võite ju sinna kribada ka, et mis on teie top 5? Mis on teie, jah, selline top 5, top 3. Ärme top 300 paneme. Ja, aga niuke ta meile ühe sõnaga sai ja kui sa pole veel hakkama saamise kanalit tellinud, siis palun telli nii-öelda subscribe'i või mis iganes, nii et see on tasuta ja puha ja ei tehe, et ära kannatasite meid välja. Jah, lähme järgmine kord. Just, ja kui mitte ennem, siis raudselt järgmine kord. Ja nüüd ma lülitan kaamera välja.